tulime siis metsa ka oma uut kaamerat katsetama ja tulepaku. Just, täna teeme tulepaku. Aga millega me selle teeme, kes on minu kanalit näinud, siis ma tellisin ühe matkapuuri. Kus ma panen selle? No hoia. Tellisin ühe matkapuuri, mis ongi mõeldud selle jaoks, et tehakse tulepakku metsas. See on siis tellitud Saksamaalt, 38 eurot maksis. Nahkkott oli kaasas, karabin ja siis on ka siin, panen selle korraks maha siia, siis on ka siin minu tehtud käepide. Ehk siis see läheb, viskan need maha praegu, teistpidi. Ops. Tegelikult on mõeldud see niimoodi, et otsite metsas ühe oksa, appi see jäi kinni. Otsite metsas ühe oksa, annate kirvega lüüa ja lööte omale siia pika kaika taha, sest see ots on terav. Aga ma tegin ise käepidena, vaatan, mis välja tuleb. Meil on üks kuusepakk käega näidatud suunas ja hakkame puurima. Helena puurib. Siin on üks vigastus. Siin on, mul on näpud kõik alles, aga mul on lihtsalt teise astme räigepõletus kuuma veega. Aga noh, tulime metsa tervist parandama. Põhimõtteliselt. Kurat, see on küll minu saetud. Siit ülevalt alla üks auk ja teine siit sisse. Ops. Igaks juhuks on meil ka süütekuubikud kaasas, mida saab noaga lõigata väiksemateks. Ja siit saame võtta veel 6 oksi, sest meil on ekikäärid kaasas. Pisiklised oksakäärid. Ja teeme tule üles, näitame lihtsalt ära, mis moodi käib. Just. Võt. Püsti tulema. Tead, võta see pann alt ära, pane jalgade vahele. No, nüüd läheb ka. Selle puru võib korjata kõik kokku, sest see on puru, mis paneb selle asja kõik põlema ilusti. Sest teadupärast on ju kuuski ja mänd ja igasugused puud sisaldavad terventiini ja kindlasti ka vaiku. Ehk siis see puru on praegu niimoodi, et kui siia magneesiumiga tõmmata, siis see peaks põlema minema kohe. Me võime küll proovida, aga kuidas sul keerata on raske või? Ei, veel ei ole. Koputa vahepeal see puru panni peale sinna. Siis me saame seda puru ka veel kasutada põlema panemisel. Natuke kirim nüüd. Keera. Võid julgelt keerata praegu sisse sinna. Vanasti tehti, ma tean, Saksamaal tehti vanasti kindlasti ja võib-olla ka siin Eestis on veel järgi mantlitorusid männipuust. Mänd kuivatati ära, lasti vaigust ära kuivada. Täpselt seda protsessi ma ei tea, aga siis oli selle jaoks spetsiaalne masin, millega puuriti pikki puu läbi. Ma ei kujuta ette, kui võimas see masin olla või kui pikk see puur olema pidi. Teeme vahepeal väikese lõike või? Ma lasen seda häält. See pidi üks maailma rahustavamaid hääli olema.
Helena ütles, et päris väsitav on, et see puur pikki puud puurides, siis talle peab peale suruma ja päris hea soe töö pidi olema, on ju? Jah. Sinust saab puurmeister tulevikus. Puurioperaator. Noh, see auk on siis meil selline. Ehk siis palju sul umbes puuritud on, nii palju? Okei. Noh, kui sa keermeni selle sinna sisse lased, siis või vindini, puuril on, vahet ei ole, on vint või keere. Vint on metsas. Kui sa selle musta osa sinna sisse lased, siis on juba okei. Vahepeal näitan inimestele, kus me oleme jälle. Me oleme keset metsa. Tegelikult keset metsa ei ole. Ümber kukkunud praegu poku taha. Et me oleme siin vana karjamaa juures. Kes siis mäletab, me sõime siin MRE-d. Siin oli lennukid lendasid üle ja ilus tore. Üleeile ma oleks jooksnud siin samas rebasega kokku. Rebane tahtis meile sülle joosta. Rebastel on praegu pulma aeg. See on Meie retked looduses Instas ka, on ju? Seda saab vaadata Meie retked loodusesse Instagramist ja Helena Isperdi TikTokist, kus siis rebane meie poole tuli. Meie seisime siin samas alla tuult, meie lõhnad ei tundnud ja me ei liigutanud ka ja meie vahe oli maksimum 30 meetrit. Aga jah, siin ikka linnud laulavad, kevad hakkab juba kätte tulema ja ilus paks mets on siin. Vaatame, kuidas sul läheb siin. Kas käepide peaks olema natukene pikem? On niikuinii selle peale suruma, et ta nagu hakkaks. Ja ma mõtlen aga keerata. Normaalne, okei. Sa oled tugev Eesti naine. Tule nüüd natuke lähemale, palun. Siit me saime enam-vähem piisava augu. Nii. Nüüd me peame tegema umbes siit siiani. Teeme kuskile siia järgmise augu. Ehk siis mõõdame selle sügavuse siit ära. Nii, hops. Ja paneme selle siia. Noh jah, umbes siia võime teha augu. Natukene isegi kõrgemale teeme siia. Ja siis see auk, see ja see auk ühtivad omavahel. See on tuulekoda. Ja siit peaks siis leek üles tulema, kui kõik õnnestub. Nii et poorimine oli paras vaev. Aga midagi. Ma lasen sul natukene veel siit puurida. Külgepidi läheb poole kiiremini, kui läheb ülevalt alla. Kiudusid on vähem niipidi kui niipidi. Et ma proovin ühe käega siis selle süütekuubiku valmis lõigata, mis see sisse mahub. Me läheme täna lihtsamat teed pidi, sellepärast et siin on öö läbi räigeb paduvihm tulnud. Aga kasutame ka natukene võib-olla siit metsakuiva, mis me leiame. Sest meil on siin taga on täitsa maha kukkunud kuuske ja meil on matasaag on olemas täitsa. Nii et teeme ära ja vaata, mis saab. Ja panen oma uhke noa tasku ja tead ju küll inimesed. Peavad käed lühikeseks. Noh, see läheb tunduvalt paremini. No ta ei haaku nii hästi. Jah, sealt tulebki siuke pudi vahepeal.
oi kui ilus see seest on. Lihtsam oleks olnud võtta kaasa akutrelliga puurida. Aga kuna meie oleme kohati kilplased, siis nagu meie kanalil Meie retked looduses, oleks nagu imelik, kui me akutrelliga siukest asja teeksime. Anja? Natuke peab ikka vaevu nägema. Just. Ta nagu võtab kirid kinni lihtsalt. Ja, ei ta võtabki niimoodi need kiud lahti. Noh, näed, juba sentimeetri sügavust. Kõige parem on muidugi lehtpuud teha. Leppa. Tahad sa noaga vahepeal ära kraapida või? Ma tulen ka siia kaamera lähedale siis. Oo, kui hea. Oi, sorry. Ma koogin vahepeal noaga ära. Ta nagu keerab selle muuli ümber rohkem. Ja ta keerabki, ja. Jah, aga seda ka ei võta ju ära ta. No võtab ikka. Teistpidi oli vits kuidagi lihtsam. No teistpidi, mina olen arvanud niipidi tegema. Niipidi saab augu läbi, siis on juba hästi. On nii palju veel puurida, siis on okei. Isa, sa oled hea noa teritanud. Alati kõik noad anname isa kätte, isale meeldib teritada saekette ja nuge ja nugade puhul ja saekettide puhul on ta spetsialist. Nii. Noh, näed, saab juba seda kiritusega kuubikut. Võin selle veel natuke, proovin näppu vahel seda. Ei murra näppu veel, okei. Nii, koogin sul vahepeal noaga ära siit. Vaata, puhka vahepeal. Võta puur välja ja ma kratsin sellega ära. Sorry. Natukene veel, siis on läbi. Ma loodan, et ma mõtlesin õieti selle augu koha. Kui ei mõõtnud, siis sa võid mulle kadaka vihta anda siin. Tundub, et vist on õieti. Siis sa võid mulle peksa anda siin. Tappa keset metsa. Oligi õige koht. Keera, ära karta. Mida ma keeran? Jõud on vaja. Mitte keera. Näite korra siit nüüd. Vaata. Keera tagurpidi välja. Kas käepide on paras või? Küsin korra veel. Jah, küsisid juba. Ma igaks suht küsin, et ma tegin oma silma järgi selle. Teete noaga natuke puhtaks selle jama siit. Teen äkki niipidi veel natukene, et ta murraks need kiud ära. Ui! Ei olnud maitseb. Noh, keera nüüd välja. Kui sa selle teed liiga sügava, siis ta ei hakka jälle tõmbama. Noh. Mis tuli see ära? Tuli ära. Selline ta siis peaks olema meil. Üks auk siin, teine siin. Aja ennast vaikselt siit püsti. Sul on tikud kaasas, eks? Jah. Paneme ta kõigepealt siia. Sellise koha, kus ta pikali ei kuku meil. Ma ei saa selle käe peal saada.
kuubik on. Ootan nüüd. Pani veel. Ai jah, tõid väga hull. No. On proovin. Ai näis. Näe, põlemaks. Ma lükkasin selle kuubiku äkki liiga taha või? Noh, tõsta ta püsti ja kuubik põleb. See niimoodi, et ta pikali ei kuku. Nüüd on 10–15 minutit, siis hakkab ilusti põlema. Ja kuubikuid võib juurde lisada, kuni hakkab tuli põlema. Me lihtsalt läheme täna lihtsamat vastupanu teed. See kaamera, nüüd seisab. Puuri meil rohkem vaja ei ole, selle teeme relvaga liigu kokku. Läheb nahkvatti tagasi. Suvel hakkate meil kindlasti kaasas käima. Kehva firma vist. Fire up. Anna ma puhun siit. Ei. Nii kui ta saab nagu uuesti leeki, siis ta läheb uuesti põlema, selles mõttes ta võõgus. Haiseb küll jubedalt. Ei tunne. Tulen uusutada suitsu lahti. Ei tunne. Ta on mingi tervist, ma samas põletsin just praegu tiku ka nüüd. Ei, siin on mingi eriline lõhn ka veel juures. Nii et läheb kõvasti aega. Ehk siis see asi ei ole nii roosiline, nagu tundub. Mõtlesime küll, et paneme süütekuubikuga põlema, ilus tore. Tegime ka kuusest natuke laastise sisse. Helena raiskab varsti terve pakitäie tikk ära, et siin midagi üldse toimuma hakkaks. Oleks teada, oleks selle gaasisüütaja kaasa võtnud. Veel lihtsam, nagu linnainimesed tulevad metsa. Aga vaeva peab nägema, nii et ma ei tea, kas see oksapuur nagu natuke väike ei tundu või? Võib-olla selles on asi. Ei, ma arvan, et äkki selles on asi, et sa panid. Et sa panid liiga täis selle, liiga taha lungka. Täpselt põhja, jah? Ahah, no, vaata, et sa oma näpp ära ei põleta. Issand, siukene lõht tuleb nagu arsti juures. Ma oleme näinud, Helena on rohkem vaeva näinud kui mina. Paras tegemine on sinna pisikesse auku nüüd mingisugune tuli saada ja et see üldse põlema hakkaks. Ütleme niimoodi, et need süütekuubikud nagu natukene väiksemaks teha, siis on nagu kasu sellest. Helena praegu teeb näpu vahe neid väiksemaks, paneb järjest sisse. Et suvel on lihtne, võtad biogaina, lükkad alla, tuli otsa. Aga praegusel hetkel me puurisime teisele poole ka veel ühe augu, et õhk rohkem läbi käiks. Tundub, et see puur on natukene liiga väike vist, on ju?
veits vist tundub jah. aga nagu näha, siis tuli on üleval, laseme tal nüüd natukene põleda. ja kui ta nüüd ilusti nagu põleb meil siin, siis muud ei olegi. Siis me saame nii-öelda, kui ta on piisavalt põlenud ja iseseisvalt juba põleb, siis me saame juba panna näiteks panni peale ja süüa hakata tegema. Aga täna me kindlasti süüa ei tee. Lihtsalt tahtsime eksperimenti teha, no kui raske siis on, sest YouTube'i videos on lihtsalt võtab pakupuuri paugu sisse, paneb tule otsa, kõik põleb ilus tore. Aga seda tagamaid ei näita tegelikult keegi, et kui raske see on. Videost on kõik välja lõigatud, samamoodi istuvad kuskil metsa all, topivad mingeid väikseid asju sinna sisse, ropendavad. Nii et no nii, alt põleb veel. Sinu poolt või? Jah, minu poolt põleb. See, et see ilusti nüüd käima saada, siis ongi üks paras tegemine. Oota, tuleb minu poolt kogub välja kohe. Ta nagu ei saa õhku piisavalt. Põleb, ülevat tuleb jälle tuli välja. Las ta olla natukene aega. Tal on jah nagu õhupuudus on, siis see tähendab, et see puur ei ole nagu kõige õigem, võiks olla ikka natukene laiem ja suurem puur. Linnamees võtaks akutrelli, oleks akutrelliga, aga vaps. Vaikselt õõgub seal sees, seda ongi vaja. Nii et paras tegemine on see. Järgmise klipi teeme siis niimoodi, et kui ta juba ilusti põleb. Sest igat seda asja, mis me siia sisse topime, ei ole mõtet ka nagu näidata ja aega raisata. On ju? Sest puu on iseenesest kuiv. Aga ega ta nagu järgmine kord, kui ma oma käe nüüd siin tulevikus ilusti korda saan ja liikuma, siis teeme ka sellise triki, et me võtame mootorsaega, teeme seda Rootsi tulepakku. See on siis, võtame pakku, teeme niimoodi nagu pitsalõigud ja keskele teeme tule ja proovime siis järgmist asja niipidi, aga kõigepealt üritame selle siin käima saada. Ütleme niimoodi, et süütekuubikud on heaks kiidetud ja ainukene asi, millega see kuusepakk põleb, ongi süütekuubikud, nii et ei, väga head. On ju? Paistab jah, et ta mingisuguse laastuga ei taha nagu põleda. Laast võid niiske ka olla, seesel oli ju meeletu paduvihmi. Noh, ja kui me süütekuubikutega Helena ütles, et pakk juba praksus, see tähendab seda, et ka pakk on seest niiske ja see niiskus tapabki ära kogu selle materjali ja paned veel niisket juurde ja siis sa lihtsalt teate ise, näete mõttetult vaeva ja siis lõpuks selgub, et ohoo, saab ka niipidi. Laseme sellel pakul niimoodi põleda, meil süütekuubikuid on sitaks, tikud on otsas. 3 tikku vist on järgi või 2 tikku? Üks ainuke, okei, veel parem. Et siis tuul keerab ka natukene ennast, jah. Aga siis üritamegi nendega saada selle asja põlema, noh. Siin ei olegi muud varianti enam kahjuks. Kõik muu on otsas. Põhimõtteliselt saime ta põlema, et niimoodi ta vaikselt põleb. Ütleme siis niimoodi, et selle peal saab juba söögi tehtud.
tõstate oma keetli, 3 kivi tõstate sinna peale, pann peale ja teil on nagu pliit on olemas, on ju. Et ega siin midagi pole. Ütleme niimoodi, et kuivkuusk põleks palju paremini. Aga nüüd kustus seegi ära. Aga Helenal on võlujõud. No näed, olemas. Et kui ta ilusti põlema hakkab, siis on nagu väga hästi. Oih, ma jään ennast püsti siit. Nii et selline ta meil on siin. Saate ise ka järgi proovida, kuidas kellelgi kannatust on. Ja nüüd see leek on täpselt siukene, et ega seda leeki ei olegi näha, nüüd tuleb alt üles. Nagu süsi moodustunud juba keskel. Eks ta vahepeal kustub ära ja ta tahab saada nagu velist veits õhku juurde. Kuhu juurde natuke? Näid. Jah, selline mõte tuli öösel, et täna tuleme proovime. Ja, et jah, minu puhul seda kannatust on natuke rohkem, sest tegelikult sees on juba süsi, tal ongi see, et ta vajab sellist puhumist, näed, põleb jälle. Teisalt on see, et kui see ongi kuivemaid oksi või kannatab ka süütekubikut vahepeal panna sinna juurde, siis et eks ta tahab natukene tegemist saada. jah, et tegelikult tal on kuumus täiesti olemas seal sees. Oi jah. Võttis just leegi üles. Aga niimoodi paned selle siia juurde. Täitsa kuum on, kuum õhk tuleb alt ülesse. Jah. Et tegelikult on küll, tal on, fokk on päris suur. Et plaksti jälle kohe põlema. Et noh, ilmselt võib-olla on see, et see pakk on, jah, esiteks see pakk on niiske, võib-olla peaks proovima jämedamaga. See, et tal tekiks tuulekoridor, sellise väikese puu peale võib-olla ei teki seda tuulekoridori või sellist, noh, niukest. Sest, et me jah, puurisime teise augune siia juurde. Et mõtlesime, et õhupiga on. Andsin hagu kõvasti, magneesiumpulka kasutasin. Paktikke. No see oli selline nokitsemine rohkem, aga et tegelikult tal on kuum ülemal, vaata, tal on tume süsi, on tal olemas seal, hõõgab kõik. Nii, kustub ära. Tegelikult ma kujutan ette, et ta piisab ka sellest. Piisab tegelikult ka sellest, mis siin sees on praegu. Puun ise ka. Praksub täitsa siit seest. Praksub? Jah. Ja ongi. Et eks see pakk on niiske, selles on ka asi. Jah. Aga vähemalt saime. Madalam ja jämedam ilmselt on parem, sest tegelikult see nii-öelda põllu pealt olev tuul keerab ta kohe kuidagi nässu. Siit tuleb isegi sest õhuaugust tuleb leeki välja. No, nüüd on juba korralik. Ja. Selline ta peakski tegelikult olema. Et see leek tuleb ülevalt välja tulla. Tal on jah juba moodustunud süsi sinna, ta on ilusti punane. Noh, ilmselt see kestakki nii kaua täpselt, et paned õhku juurde ja... Kusjuures, kui me teda nüüd kõrgemal hoiame siin tuule käes, siis me oleme siin varjus. Vaata, kui ilusti põleb tuule käes. Jah. Et tegelikult selle ehitamine siia puurimine on päris hea. Leek tõuseb kohe ka sealt. Kui sa puhud siit alumisest august, siis ülevalt poolt kohe tuleb ka leek välja. Näed, praegu kui ma ilusti, eks me oleme tuulevarjus ka natukene. Kui ma teda tuule käes siin hoian, näe, vaata siia sisse. Tõesti süsi kõik.
noh, eks tal on, see õhuauk on ka natuke liiga väike. Just, et iseenesest tegelikult või on lihtsalt see, et suurem pakk puurid 2 auku järjest. Kui sa käe nüüd siia paned, pane käsi korra siia, praegu leeki ei ole. Jah, see on ikka korralikult soe. Selle peal saab juba muna praadida, ausalt. Jõudub. Ragiseb käest kõik. Eks ta on märg, jah? Ta on väljast võetud pakk. Sellest õpetus valige alati, võtke alati rohkem tikke kaasa, võtke magneesiumpulk kaasa. Kui teil on midagi, mis veel põleb, siis võtke lihtsalt kaasa, see hoidke omal masinakohvris või tulete jala seljakotis. Mingid pakendid, mis iganes asjad, millest saate tuld vähegi teha. Võib plastik olla, see nagunii toidu sisse ei lähe, see põleb ära kõik. Teine asi on see, vaatad, ega meil näiteks paberit ei olnud üldse. Me alustasime seda tuld ilma paberita. Issand, mul läheb habega soojaks, puhun siit. Hakka vahepeal oma kätte neid. Noh, siin on kahju, et ma lasertermomeetrit kaasa ei võtnud. Noh, ja kui ta juba hõõgub, see on juba suur pluss. Noh, tuli silma või? Ma Oda nüüd, anna siia. Tahan mängida. Tahad mängida? Näe, vaata, kõik suits läheb metsa alla, mis siit ühest pakust tuleb. Meil on igaks juhuks veepudel ka kaasas, et siis kustutame ära. Noh, siin on kuumust, oi jummal. Võtab käe karvad ära. Jah, et tegelikult ongi. Tal ei olegi leeki vaja, tal on see, et ta hõõgub, siis kuuma süsi, kuum õhk tuleb. Tuul tuleb, siin on kogu aeg soe. Issand, kui hea on käsi soojendada. No näed, jälle üks asi, et kui teil metsas külm on, siis... Nii, paned selle maha ilusti. On ju hea. Ja mõlemast august tuleb siit see, mis see lisaauk oli. Ja nii hea soe on. Aga võib-olla seda lisaauku ei olegi tegelikult vaja, on lihtsalt vaja seda, et ta saaks ta hõõguma või siis leegi ülesse ja rohkem polegi vaja. Noh, süüa meil kaasas pole, muidu prooviks isegi siin peal vett korraks keeta. Täitsa hõõgub kõik. See on tegelikult päris korralik soojalliks. Jah, on. Kuna sellest üks näpp on katki ka. Noaga tegid või? Ei, magneesiumpulgaga togisin vastu puud kogu aeg. Sind küll. Aga siis ei olegi midagi muud. Jah. Ära ma puhun ka veel vahepeal. Vaata, tead, tegelikult ongi see, et ta tuulega puhub selle söe sinna sisse. Ja. Ta on nagu grill ju. Põhimõtteliselt küll, jah. Kaamera enda kätte võtta. Siit august kohe hõõgub kõik. Tõke. Näe, kui ma üleval pool hoian, siin sees on täitsa söepesa. Ja, ta on ümberringi ära põlenud. Ta ongi see, et saab õhku, siis ta hõõgub ja... Ma keeran nüüd tuule poole. Pakk täiesti raksub näpu vahel kõik. Noh, vaata see sisse. Opa. Ja sossu on siin. On ju? Jaa. Tegelikult tal ei peagi leeki all olema, peaasi, et õhk liigub ja süsi, on kõik hõõgub. Just. See on nagu väike grill ühesõnaga. Just.
ja siin on kuuma täpselt nii palju, et 3 sekundit hoiad, nii kõrgel on, ma arvan, 100 kraadi kuskil, isegi 3 sekundit ei hoia. kas te täna suitsetate ennast? kas te teete endast suitsuliha? ei. Tati võttis lahti. Näed, nüüd tuleb tuul. aga kust poolt täna tuul on? Vahepeal on sealt, vahepeal on sealt. Ops, näe. Punane välk on kõik. Jah, see on täiesti. Vaata, kui suureks meie puuritud auk on läinud. Ja, tegelikult peaks see alumine auk minema, aga mis teha, täna läks teistpidina. Ma puhun äkki vastupidi, mis siis teeb. Kurat, selle pleegi üles põletab habemere. Jah. Ja tal ongi nüüd kuumust jah, nii palju, et siin teeb täitsa söögi valmis. Jah, ta on ühtlane soe tegelikult kogu aeg siin vastas. Aga siia on alati soovitav midagi vahele panna, kas 3 kivi või mingit asja, siis muidu lämmatad ära seal lihtsalt niimoodi. Noh, siis ongi iseenesest, kas see lisaauk siis või on lihtsalt see, et madalam pakk ja siis julged kivid ka peale panna. Mina siia sellise kõrge paku peale kive küll ei julge panna. No jaa, aga meil ei olnud paremat võtta sellel hetkel. Suurema pakuga proovin mootorsaega seda teist asja. Pitsalõigud ja keskelt tühjaks ja trei pudi sisse ja tuld või siis saepuru. Sellega on nii põnev mängida, on ju? On küll. Istud ATV peal, hoiad käes või? Lollaks. Vaat, võtame siis video kokku ja? Ikka. Ja kustutame selle ära. Seda saame veel kasutada, nüüd on lõgu lõkkepesa olemas. Just. Paned trei pudi, paned sisse. Issand on jah, hea soe näppe soendada. Lõbiseb käes kõik. Kui ma siia veel puhun. Võta näpu õhuaugu juurest ära, muidu on. Tuleb leek üles, on näpudel. Jah. Eks ta on praegu alt on niisk ja see alt niiskus tuleb üles ka. Aga jah, kustutame paku ära ja läheme koju. Ainu. Just. Sossu oli. Soojaks läks. Ja. Võt. Kallame vett peale siia. Igaks juhuks. Parem karta kui kahetseda. Panni. Kallan selle ära siia maha. Liinud saavad omal pesa teha. Kuusevaigust ja magneesiumist. Siit ma ikka sisse ei kalla. No nii. Soo. Nii et. Pärast mingi kord saame seda paku uuesti kasutada. Jah, saame. Just nii. Aga me pakime oma laadervärgi kokku siin. Kaadervärk kokku ja läheme koju. Just.